Viimased sõnad, mida ta mulle ütles, olid: kui mind homme siin ei ole, siis tea, et ma ei läinud vabatahtlikult, sosistab 87-aastane Helmi Tamm, kelle käed värisevad siiani, kui ta meenutab seda septembriõhtut 1944. aastal. Ta oli admiral Johan Pitka majapidaja viimased 2 nädalat enne kadumist. Ta põletas dokumente iga õhtu. Terve virn pabereid. Aga ühe ümbrikuga oli ta teisiti, selle peitis ta põranda alla, kööginurka. Pärast tema kadumist tulin ma tagasi. Põrand oli lahti rebitud. Keegi oli selle juba võtnud. Mida sisaldas see ümbrik? Miks admiral põletas mõned dokumendid, aga teised peitis? Ja kõige olulisem, kes teadis täpselt, kus otsida? Helmi ei olnud ainus, kes nägi midagi kummalist admiral Pitka viimastel päevadel. 3 inimest tema lähikonnast, majapidaja, naabrimees ja 1 endine ohvitser, andsid ütlusi, mis ei sobinud kokku ametliku versiooniga. Ametlik versioon väitis, et admiral sooritas enesetapu. Aga need 3 inimest rääkisid hoopis teistsugust lugu. Lugu, mida keegi ei tahtnud kuulda. Lugu, mis kadus arhiividesse järgmiseks 50 aastaks. Ma nägin teda viimast korda 21. septembril, räägib toonane naabrimees Rudolf Kask, kelle mälestused salvestati 1993. aastal, vaid 2 aastat enne tema surma. Ta ei olnud mees, kes oleks end tapnud. Vastupidi. Ta rääkis plaanidest. Ta ütles mulle: Rudolf, kui kõik läheb hästi, siis näeme juba Rootsis. Miks peaks mees, kel on põgenemisplaan, end järsku maha laskma? 3. tunnistaja oli kapten Alexander Mitt, kes kohtus admirali viimast korda 23. septembril, vaid 2 päeva enne kadumist. Ta küsis minult, kas ma tean kedagi, kel on väike paat Pärnu lähedal. Ma ütlesin, et tean. Ta palus mul mitte kellelegi rääkida. Ta ütles, et tema elu sõltub sellest. Kapten Mitt ei rääkinud sellest kellelegi kuni 1986. aastal, kui KV arhiivid hakkasid avanema. Miks ta vaikis nii kaua? Ja mida ta veel teadis? Need 3 tunnistajat rääkisid ühest ja samast: admiral Johan Pitka ei plaaninud surra. Ta plaanis põgeneda. Aga siis juhtus midagi, mis muutis kõike. Midagi, mida keegi neist ei osanud ette näha. Ja see miski jättis maha ainult küsimusi. Küsimusi, millele pole siiani vastuseid. Kes oli see mees, keda otsiti nii meeleheitlikult? Johan Pitka polnud lihtsalt admiral. Ta oli legend. Mees, kes rajas Eesti mereväe nullist. Mees, kes võitles vabadussõjas nii, et vaenlased kartsid tema nime. Aga 1944. aastal oli ta 72-aastane põgenik omaenese kodumaal. Nõukogude väed tulid tagasi. Inkavad nimekirjad olid juba valmis. Ja Johan Pitka nimi oli seal esireas. Miks just tema? Miks oli Inkav nii huvitatud ühest vanast admiralist? Vastus peitub selles, mida ta teadis. Johan Pitka ei olnud lihtsalt sõjaväelane. Ta oli mees, kellel olid kontaktid. Kontaktid Soomes, Rootsis, Saksamaal. Ta teadis nimesid. Ta teadis plaane. Ta teadis, kes aitas, kes reetis, kes tegi koostööd. Ja kõige hullem, ta teadis, kuidas organiseerida vastupanu. Inkavad kartis teda mitte sellepärast, et ta oli vana admiral. Nad kartsid teda sellepärast, et ta võis muutuda sümboliks. Sümboliks vastupanule. Kui Johan Pitka oleks jõudnud Rootsi, kui ta oleks seal hakanud rääkima, kui ta oleks hakanud organiseerima. See oleks olnud Nõukogude võimule õudusunenägu. Seepärast pidid nad ta leidma. Elavana või surnuna. Aga eelistatavalt surnuna. Septembris 1944. oli Eesti kaos. Saksa väed taganesid. Nõukogude väed tulid. 1000 inimesed üritasid põgeneda üle mere. Sadamad olid täis. Paadid lahkusid iga päev, iga öö. Mõned jõudsid Rootsi. Teised uppusid. 3. tabati ja saadeti tagasi. Johan Pitka teadis, et tema aeg on otsas. Ta pidi otsustama, jääda ja surra või põgeneda ja elada. Aga oli veel 3. variant. Variant, millest keegi ei rääkinud avalikult. Variant, mis oli nii julge, et see tundus hullumeelne. Mida kui admiral ei plaaninud üldse põgeneda? Mida kui ta plaanis minna põranda alla?
varjuda Eestisse, organiseerida vastupanu, oodata õiget hetke. See oleks selgitanud, miks ta põletas mõned dokumendid, aga teised peitis. See oleks selgitanud, miks ta rääkis plaanidest, aga ei öelnud täpselt, millised need plaanid olid. Helmi Tamm mäletab veel midagi. Midagi, mida ta ei rääkinud kohe. 2 päeva enne kadumist tuli talle külla üks mees. Ma ei näinud tema nägu. Ta kandis musta mantlit ja mütsi. Nad rääkisid kabinetis üle tunni. Kui mees lahkus, oli admiral väga vaikne. Ta ei söönud õhtusööki. Ta istus lihtsalt akna ääres ja vaatas välja. Kes oli see mees? Miks admiral muutus pärast seda kohtumist? Kas see mees tõi halbu uudiseid? Või hoopis pakkumise, mida admiral ei saanud keelduda? 24. septembril 1944 lahkus Johan Pitka oma majast Tallinnas. Ta ütles Helmile, et läheb jalutuskäigule. Ta võttis kaasa ainult oma keppi ja mütsi. Mitte mantlit, kuigi õhk oli juba jahe. Mitte dokumente. Mitte raha. Lihtsalt kepp ja müts. Ma küsisin, kas ta tuleb õhtusöögiks tagasi. Ta vaatas mind pikalt ja ütles, kui jumal tahab. See oli viimane kord, kui ma teda nägin. Järgmised 24 tundi on must auk. Keegi ei tea, kuhu admiral läks. Keegi ei näinud teda. Või kui keegi nägi, siis ei rääkinud. Aga 25. septembril, varahommikul, leidis üks kalur Pärnu lähedal rannas midagi. Midagi, mis muutis kogu loo veel salapärasemaks. Ta leidis admiral Pitka keppi. Lihtsalt keppi, rannas, pooleldi liivas. Mitte mingeid jälgi. Mitte mingeid märke võitlusest. Lihtsalt kepp. Kas admiral viskas kepi ära enne, kui ta astus paati? Kas keegi teine jättis selle sinna, et luua mulje uppumisest? Või juhtus seal rannas midagi hoopis muud? Kalur andis kepi üle kohalikule politseile. Politsei edastas selle NKVD-le. Ja siis kadus kepp. Lihtsalt kadus. Arhiivides pole sellest mingit märget. Nagu seda poleks kunagi olnudki. NKVD alustas kohest otsingut. Nad läbi otsisid iga maja Pärnu lähedal. Nad küsitlesid iga kalurit, iga talunikku. Nad pakkusid preemiat 500 rubla igaühele, kes annab infot admiral Pitka asukoha kohta. 500 rubla oli tohutu summa. Aga keegi ei tulnud välja infoga. Kas keegi tõesti ei teadnud midagi? Või kartsid inimesed rääkida? Üks detail NKVD aruannetes on eriti huvitav. Aruanne dateeritud 28. septembril, 3 päeva pärast kadumist, mainib, et operatsioon jätkub, kuna on alust arvata, et objekt võib olla endiselt elus ja varjub piirkonnas. Mitte oli elus. Vaid võib olla endiselt elus. See tähendab, et NKVD ei olnud kindel. Nad ei leidnud keha. Nad ei leidnud tõendeid surmast. Nad ainult otsisid. Otsing kestis 2 nädalat. Siis äkki 10. oktoobril tuli teade, operatsioon lõpetatud. Objekt loetakse hukkunuks. Mitte leiti surnuna. Mitte kinnitati surm. Vaid loetakse hukkunuks. Miks? Mis muutus? Miks NKVD lõpetas otsingu nii äkki? Kas nad leidsid midagi, mis kinnitas surma? Või said nad käsu lõpetada, sest keegi kõrgemal ei tahtnud, et otsing jätkuks? Ametlik versioon, mis avaldati hiljem, oli lihtne. Admiral Johan Pitka sooritas enesetapu, et vältida kinnivõtmist. Ta tulistas end läbi pea kusagil metsas Pärnu lähedal. Keha ei leitud, kuna see kas mattis keegi kohalik või loomad viisid ära. Lihtne. Puhas. Lõpetatud juhtum. Aga see versioon ei selgita midagi. Miks ta jättis kepi randa? Miks ta ei võtnud kaasa relva, kui ta plaanis end tappa? Ja kõige olulisem, kus on keha? 79 aastat on möödunud. Keha pole siiani leitud. Mitte ühtegi luud. Mitte ühtegi riideset. Mitte midagi. Kas see on normaalne? Kas inimene võib lihtsalt kaduda nii täielikult? Või on tõde hoopis teine? Kas keegi ei taha, et keha leitaks? Ja kui jah, siis miks? Esimesed kuulujutud hakkasid levima juba oktoobris 1944.
kalurid rääkisid, et nägid öösel väikest paati, mis sõitis Rootsi suunas. Mõned väitsid, et nägid paadis vanameest. Teised ütlesid, et see oli lihtsalt vari. Aga jutud ei vaibunud. Vastupidi. Iga kuu tuli uusi lugusid. Keegi väitis, et nägi admirali Stockholmis. Keegi teine kuulis, et ta elab Soomes võlts nime all. Kolmas rääkis, et ta varjub kuskil Eesti metsades ja organiseerib vastupanu. Inkavet võttis need jutud tõsiselt. Väga tõsiselt. Arhiivid näitavad, et nad jätkasid admiral Pitka otsimist veel aastaid pärast tema kadumist. 1945. kontrollisid nad iga Rootsi jõudnud põgeniku nimekirja. 1946. saatsid nad agente Rootsi, et otsida teda seal. 1947. läbi otsisid nad uuesti kõik majad Pärnu lähedal. Miks? Miks kulutada nii palju ressursse ühele vanale admiralile, kes loetakse hukkunuks? Vastus on lihtne, nad ei olnud kindlad. Nad ei uskunud oma ametlikku versiooni. Nad teadsid, et midagi ei klappi. Ja nad kartsid, et kui Johan Pitka on tõesti elus, siis ta võib muutuda probleemiks. Suureks probleemiks. Aga oli veel üks grupp inimesi, kes ei uskunud ametlikku versiooni. Admiral Pitka pere ja sõbrad. Nad keeldusid uskumast, et ta sooritas enesetapu. Johan ei oleks kunagi seda teinud, ütles tema õepoeg 1951. aastal, kui teda küsitleti. Ta oli võitleja. Ta võitles kogu oma elu. Miks ta oleks alla andnud just siis, kui võitlus oli kõige olulisem? See on hea küsimus. Miks oleks mees, kes võitles kogu oma elu, kes rajas mereväe, kes juhtis lahinguid, äkki alla andnud? Mõned tema lähedased uskusid, et ta põgenes. Nad uskusid, et ta jõudis Rootsi ja elas seal vaikselt, võlts nime all, et mitte ohtu seada neid, kes jäid Eestisse. See oleks olnud talle iseloomulik. Johan Pitka oli mees, kes mõtles alati teistele. Kes pani teiste ohutuse enda omast ettepoole. Kui ta teadis, et tema avalik eksiil Rootsis võiks ohustada Eestis olevaid inimesi, siis ta oleks vaikinud. Ta oleks elanud varjus. Ta oleks oodanud. Aga teised uskusid midagi muud. Nad uskusid, et admiral ei jõudnud kunagi randa. Et midagi juhtus teel. Et keegi peatas ta. Et keegi, kes teadis tema plaane, reetis ta. Ja et Inkavet oli seal ootamas. See versioon selgitaks, miks keha ei leitud. Inkavet ei tahtnud, et keha leitaks. Nad tahtsid, et admiral lihtsalt kaoks. Et ta muutuks müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis hoiataks teisi, ära ürita põgeneda, ära ürita vastu hakata, sest sa lihtsalt kaod. Aga kui see versioon on tõsi, siis kes reetis? Kes teadis admiral Pitka plaane? Helmi Tamm. Rudolf Kask. Kapten Aleksander Mitt. Või keegi hoopis teine. Keegi, keda me ei tea. Keegi, kes ei varjule ja elas edasi, kandes endas seda saladust. 1991. aastal, kui Eesti sai taas iseseisvaks, alustati uut uurimist. Arhiivid avati. Dokumendid uuriti läbi. Tunnistajaid otsiti. Aga vastuseid ei tulnud. Mõned dokumendid olid kadunud. Teised olid tsenseeritud. Kolmandad olid nii kahjustatud, et neid ei saanud lugeda. Nagu keegi oleks tahtlikult hävitanud tõendeid. Üks dokument oli eriti huvitav. Inkavet aruanne dateeritud 15. oktoobril 1944, 5 päeva pärast otsingu lõpetamist. Aruanne oli peaaegu täielikult tsenseeritud. Ainult üks lause oli loetav, operatsiooni tulemused vastavad ootustele. Edasine tegevus ei ole vajalik. Mida see tähendab? Millised olid ootused? Kas ootus oli leida admiral surnuna? Või ootus oli, et teda ei leitaks üldse? Teine huvitav dokument oli kiri, mis saadeti Moskvasse novembris 1944. Kiri oli allkirjastatud Inkavet Eesti osakonna ülem poolt. Kirjas seisis, küsimus number 32 on lahendatud rahuldavalt. Objekt ei kujuta enam ohtu. Küsimus number 32. Mitte nimi. Mitte admiral Pitka. Lihtsalt number. Nagu ta oleks olnud lihtsalt üks probleem pikkast nimekirjast. Üks probleem, mis lahendati. Aga kuidas lahendati?
Kas admiral tapeti? Kas ta sooritas tõesti enesetapu? Kas ta põgenes? Või juhtus midagi hoopis muud? Midagi, mida me ei oska ette kujutada. Midagi, mis on nii uskumatu, et me ei taha seda uskuda. 1993. aastal ilmus Rootsi ajalehes väike teade. Teade rääkis vanast mehest, kes elas Stockholmi lähedal ja suri 91-aastaselt. Mees oli elanud seal alates 1945. Ta kasutas nime Erik Anderson. Ta ei rääkinud kunagi oma minevikust. Ta ei olnud ühenduses ühegi Eesti kogukonnaga. Ta elas vaikselt üksi ja suri üksi. Aga tema naaber märkas midagi kummalist. Vana mehe korteris oli seinale riputatud üks foto. Foto merest. Foto laevast. Ja foto all oli väike silt, meie meri. Meie vabadus. Kas see vana mees oli Johan Pitka? Keegi ei tea. Keegi ei kontrollinud. Keegi ei võtnud DNA-proovi. Mees maeti nimega Erik Anderson. Ja kui Eesti uurijad said teada sellest loost 1996. aastal, oli juba liiga hilja. Haud oli seal, aga keha oli juba lagunenud. DNA-analüüs ei olnud enam võimalik. Aga oli veel üks detail. Vana mehe isiklikud asjad anti heategevusele. Enamik asju visati ära. Aga üks asi jõudis Eesti. Üks raamat. Vana, kulunud raamat eesti keeles. Raamatu esimesel lehel oli kiri Johanile, meie kangelasele. Vabadussõja veteranid 1920. Kas see oli juhus? Kas keegi lihtsalt andis vana raamatu Erik Andersonile? Või oli Erik Anderson hoopis keegi teine? Need küsimused jäävad. Need küsimused ei kao. Sest Johan Pitka lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu rahvast, kes kaotas oma kangelased. Lugu ajast, kui inimesed kadusid ja keegi ei küsinud küsimusi. Lugu saladusest, mis on nii sügav, et see neeleb kõik vastused. Aga enne kui me jätkame, peame mõistma, kes oli see mees. Kes oli Johan Pitka enne, kui ta muutus müsteeriumiks? Kes oli see mees, keda NKVD kartis nii palju? Ja miks tema kadumine oli nii oluline? Johan Pitka sündis 18. veebruaril 1872 Tahkurannas, väikeses külas Lääne-Eestis. Ta kasvas üles mere ääres. Meri oli tema elu. Ta õppis purjetama enne, kui ta õppis lugema. Ta teadis tuuli, laineid, voole. Ta teadis merd nii, nagu teised teavad oma kodu. Ja see teadmine päästis talle elu mitu korda. Noorena töötas ta kalurina. Siis sai temast kapten. Ta juhtis kaubalaeva, sõitis ümber maailma, nägi sadamaid, mida enamik eestlasi ei näe kunagi. Aga ta tuli alati tagasi. Tagasi Eestisse. Tagasi mere äärde. Sest see oli tema kodu. Kui algas Esimene maailmasõda, oli Johan Pitka juba 42 aastat vana. Enamik mehi selles vanuses olid juba pensionil või vähemalt mõtlesid pensionile. Aga mitte Johan Pitka. Ta astus vabatahtlikult Vene mereväkke. Ta võitles Läänemere laevastikus. Ta nägi lahinguid, mida ta ei unustanud kunagi. Ja ta õppis midagi olulist, ta õppis, kuidas organiseerida mehi, kuidas juhtida lahingus, kuidas võita ka siis, kui vastane on tugevam. 1918. aastal, kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse, oli Johan Pitka üks esimesi, kes astus Eesti kaitsejõududesse. Aga Eestil ei olnud mereväge. 0 laeva. 0 ohvitsere. 0 kogemust. Oli ainult meri ja vaenlased, kes tulid üle selle mere. Keegi pidi midagi tegema. Ja Johan Pitka otsustas, et see keegi on tema. Ta rajas Eesti mereväe nullist. Ta leidis laevad, vanad, kulunud, aga ujuvad. Ta leidis mehed, kalurid, kaptenid, mehed, kes teadsid merd. Ta tegi neist sõdurid. Ja siis ta viis nad lahingusse. Esimene lahing oli katastroof. Teine oli veidi parem. 3. oli võit. Ja pärast seda ei peatunud nad enam. Johan Pitka muutus legendiks. Mees, kes võitis lahinguid väiksema jõuga. Mees, kes tundis merd nii hästi, et ta võis ennustada, kus vaenlane on enne, kui vaenlane ise seda teadis. Mees, kes ei andnud kunagi alla. Vabadussõja ajal said tema mehed hüüdnimeks Pitka poisid.
Ja see nimi kandus edasi. Isegi pärast sõda, isegi kümnendeid hiljem, kui inimesed rääkisid vabadussõjast, rääkisid nad pitkapoistest. Aga sõda lõppes. Eesti oli vaba. Ja Johan Pitka pidi otsustama, mida edasi teha. Ta võinuks jääda mereväkke. Ta võinuks saada kõrgeks ohvitseriks, elada mugavalt, nautida au ja tunnustust. Aga ta ei teinud seda. Ta läks pensionile. Ta ütles, et ta on vana. Et noored peavad nüüd juhtima. Et tema aeg on möödas. Aga tema aeg ei olnud möödas. Mitte tõesti. Sest Johan Pitka ei suutnud lihtsalt istuda ja vaadata. Ta oli liiga aktiivne. Ta oli liiga mures Eesti tuleviku pärast. Ta nägi, mis toimus Euroopas. Ta nägi, kuidas Nõukogude Liit kasvas tugevamaks. Ta nägi, kuidas Saksamaa muutus ohtlikuks. Ja ta teadis, et Eesti on nende kahe hiiglase vahel. Väike riik, mis võib igal hetkel purustada. 30ndate lõpus hakkas Johan Pitka hoiatama. Ta kirjutas artikleid. Ta pidas kõnesid. Ta ütles, et Eesti peab valmistuma. Et sõda tuleb. Et me ei tohi olla naiivne. Aga keegi ei kuulanud. Või kui keegi kuulas, siis ei võtnud tõsiselt. Vana admiral, kes elab minevikus. Vana mees, kes näeb ohte, mida ei ole. Aga ohud olid. Ja need tulid kiiremini, kui keegi oskas ette kujutada. 1939. aastal sõlmisid Nõukogude Liit ja Saksamaa Molotovi-Ribbentropi pakti. Eesti saatus oli otsustatud. 1940. aastal okupeeris Nõukogude Liit Eesti. Johan Pitka oli 68 aastat vana. Ta võinuks lihtsalt olla vait. Võinuks elada vaikselt, oodata surma. Aga ta ei teinud seda. Ta hakkas organiseerima vastupanu. Mitte avalikult. Mitte nii, et imkad näeks. Vaid vaikselt, varjus. Ta kohtus inimestega. Ta rääkis plaanidest. Ta andis nõu. Ta oli sümbol. Sümbol sellele, et Eesti ei ole surnud. Et vaim elab. Et võitlus jätkub. Imkad teadis sellest. Nad jälgisid teda. Nad kuulasid tema vestlusi. Nad teadsid, kellega ta kohtus. Aga nad ei arreteerinud teda. Mitte veel. Sest nad tahtsid rohkemat. Nad tahtsid teada, kes on tema kontaktid. Kes on need inimesed, kes organiseerivad vastupanu. Nad tahtsid kogu võrgustikku. Ja Johan Pitka oli võti selle võrgustiku juurde. Aga siis tuli 1941. Saksamaa ründas Nõukogude Liitu. Saksa väed jõudsid Eestisse. Nõukogude võim varises kokku. Ja Johan Pitka mõtles, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, on Eestil veel võimalus. Võimalus saada vabaks. Ta eksis. Sakslased ei tulnud vabastajatena. Nad tulid uute okupantidena. Ja Johan Pitka mõistis seda kiiresti. Ta keeldus tegemast koostööd. Ta ütles, et ta võitles Eesti vabaduse eest, mitte selleks, et vahetada ühte okupanti teise vastu. See oli julge. See oli ohtlik. Aga see oli iseloomulik Johanile Pitkale. Saksa okupatsiooni ajal elas ta vaikselt. Ta ei osalenud poliitikas. Ta ei andnud intervjuusid. Ta lihtsalt ootas. Ootas, et näha, mis saab. Ootas, et mõista, mis on Eesti tulevik. Ja kui 1944. sai selgeks, et Saksamaa kaotab sõja, sai ka selgeks, mis tuleb järgmisena, Nõukogude Liit tuleb tagasi. Ja seekord ei oleks see lihtsalt okupatsioon. Seekord oleks see kättemaks. Kättemaks kõigile, kes võitlesid nende vastu. Kõigile, kes organiseerisid vastupanu. Kõigile, kes olid sümbolid. Ja Johan Pitka oli sümbol. Suurim sümbol. Ta teadis, et ta peab otsustama. Jääda ja surra. Või põgeneda ja elada. Aga oli ka kolmas variant, jääda ja võidelda. Minna põranda alla. Organiseerida vastupanu. Olla see sümbol, mida Eesti vajab. Isegi kui see tähendab surma. Isegi kui see tähendab, et ta ei näe kunagi vaba Eestit. Mis ta valis? Keegi ei tea. Sest enne, kui ta jõudis oma plaani ellu viia, kadus ta. Lihtsalt kadus. Ja jättis maha ainult küsimusi.
Aga üks asi on kindel, Johan Pitka ei olnud mees, kes annab kergelt alla. Ta ei olnud mees, kes valib lihtsa tee. Ta oli võitleja. Ja võitlejad ei kao lihtsalt. Nad jätavad jälje. Isegi kui see jälg on ainult müsteerium. Aga mis juhtus nendel viimastel päevadel enne kadumist? Miks admiral põletas dokumente, aga peitis ühe ümbriku põranda alla? Helmi Tamm mäletab veel üht detaili, mida ta ei julgenud aastaid kellelegi rääkida. 2 õhtut enne kadumist kuulsin ma kabinetist häält. Admiral rääkis kellegagi telefonis. Ta rääkis saksa keeles. Ma ei saanud kõike aru, aga ühe lause kuulsin selgelt, jah, ma olen valmis. 24. kell 22. Siis ta pani toru. Kui ma tulin sisse teed tooma, oli ta nägu valge nagu kriit. Kellega admiral rääkis? Mis pidi juhtuma 24. septembril kell 22? Ja miks see aeg oli nii täpne? NKVD arhiivides on üks dokument, mis võib anda vihje. Dokument on dateeritud 23. septembril 1944, päev enne admiral Pitka kadumist. See on raadiosõnum, mis peeti kinni Tallinna ja Pärnu vahelisel alal. Sõnum oli kodeeritud, aga NKVD dešifreeris selle osaliselt. Sõnumis seisis pakett number 7 valmis transportimiseks. Kinnitus oodatakse 24. kell 22. Marsruut Põhja 2. Mis oli pakett number 7? Kas see oli koodnimi admiral Pitkale? Ja mis oli marsruut Põhja 2? Endine NKVD ohvitser, kes põgenes läände 1953. aastal, rääkis oma mälestustes sellest operatsioonist. Meil oli informatsioon, et mitu kõrge profiiliga isikut plaanivad põgeneda üle mere septembri lõpus. Me teadsime ligikaudseid kuupäevi. Me teadsime ligikaudseid kohti. Aga me ei teadnud täpseid nimesid. Meie ülesanne oli jälgida rannikut ja kinni pidada kõik kahtlased paadid. Kas NKVD teadis admiral Pitka plaanidest? Kas keegi oli neid informeerinud? Või oli see lihtsalt õnn või õnnetus, et nad olid õiges kohas õigel ajal? Rudolf Kask, admiral Pitka naabrimees, mäletab veel midagi. 23. septembril õhtul nägin ma 2 meest admiral Pitka maja lähedal. Nad ei teinud midagi kahtlast. Nad lihtsalt seisid seal, suitsetasid, rääkisid omavahel. Aga midagi nende juures oli vale. Nad olid liiga tähelepanelikud. Nad vaatasid iga inimest, kes möödus. Nad vaatasid iga akent. Ma arvasin, et nad on NKVD. Aga hiljem, kui ma mõtlesin sellele, siis ma ei olnud enam kindel. Nad ei riietunud nagu NKVD. Nad ei käitunud nagu NKVD. Nad olid midagi muud. Kes olid need mehed? Kas nad jälgisid admirali? Või hoopis kaitsesid teda? Või ootasid nad õiget hetke, et teha midagi hoopis muud? Kapten Aleksander Mitt kohtus admiral Pitkaga viimast korda 23. septembril pärastlõunal. Ta küsis minult, kas ma olen kindel, et see paat on usaldusväärne. Ma ütlesin, et jah, ma tunnen seda meest juba 20 aastat. Admiral vaatas mind pikalt ja ütles, Aleksander, kui midagi läheb valesti, siis ära kunagi räägi sellest kellelegi. Luban. Ma lubasin. Aga nüüd, kui ma olen vana mees ja kõik on surnud, siis ma pean rääkima. Sest see saladus on liiga raske. Mis võis minna valesti? Mida admiral kartis? Ja miks ta palus Aleksandril vaikida? 24. septembril, varahommikul, toimus midagi kummaliselt Pärnu lähedal. Kohalik talunik, kes elas rannikust 3 kilomeetrit eemal, kuulis kell 5 hommikul autode müra. Ma vaatasin aknast välja. 2 autot sõitsid rannikutee poole. Kiiresti. Ilma tuledeta. See oli kummaline, sest keegi ei sõitnud sel ajal ilma tuledeta, eriti mitte nii kiiresti. Kes olid need autod? Kuhu nad läksid? Ja miks nad sõitsid ilma tuledeta? Teine tunnistaja, kalur nimega August Mägi, oli sel hommikul merel. Ma läksin välja kell 4, nagu alati. Kell 6, kui ma tulin tagasi, nägin ma rannas midagi kummalist. 3 meest seisid seal, vaatasid merd. Üks neist oli vana mees, pikk, sirge selg. Ta kandis musta mantlit ja mütsi. Teised 2 olid nooremad. Nad rääkisid omavahel, aga ma ei kuulnud mida. Siis nad läksid metsa poole.
Ma ei näinud neid enam. Kas üks neist meestest oli admiral Pitka? Kes olid need kaks nooremat meest? Ja miks nad läksid metsa, mitte randa, kui plaan oli põgeneda üle mere? Kell 22 õhtul, täpselt see aeg, mida admiral mainis telefonis, toimus midagi, mida keegi ei näinud, aga mitu inimest kuulis. Talunik, kes elas rannikust 2 kilomeetrit eemal, kuulis laskepauke. 3 või 4 pauku. Kiired. Nagu püstolilasud. Siis vaikus. Ma tahtsin minna vaatama, aga mu naine ütles, et ära mine. Et see on ohtlik. Et see ei ole meie asi. Ma kuulasin teda. Aga ma kahetsen seda siiani. Kes tulistas? Keda tulistati? Ja miks keegi ei läinud vaatama? Järgmisel hommikul, 25. septembril, leidis kalur admiral Pitka kepirannas. Aga ta leidis veel midagi. Midagi, mida ta ei rääkinud kohe politseile. Midagi, mida ta rääkis ainult oma perele. Ta leidis veres märjunud rätiku. Väike rätik, valge, aga üks nurk oli punane. Ta võttis selle kaasa. Ta pesi selle puhtaks. Ta ei tahtnud, et keegi teaks. Ta kartis. Miks ta kartis? Mida see rätik tähendas? Ja kus see rätik nüüd on? NKVD jõudis randa 25. septembril keskpäeval. Nad läbiotsisid kogu ala. Nad küsitlesid kõiki, kes elasid lähedal. Nad võtsid kaasa admiral Pitka keppi. Aga nad ei leidnud keha. Nad ei leidnud verd. Nad ei leidnud mingeid märke võitlusest. Nagu keegi oleks koristanud kõik ära. Nagu keegi oleks teadnud, et NKVD tuleb ja valmistunud selleks. Üks NKVD ohvitser kirjutas oma aruandes, ala on liiga puhas. Liiga korras. Kui siin toimus võitlus või enesetapp, siis keegi koristis selle ära. Professionaalselt. Kiiresti. See ei ole kohaliku taluniku töö. See on kellegi teise töö. Kes see keegi teine oli? Kas NKVD ise? Kas mõni teine organisatsioon? Või keegi hoopis kolmas? 1995. aastal, kui Eesti arhiivid avati, leiti üks huvitav dokument. Dokument oli Saksa luureraport, dateeritud oktoobriga 1944. Raportis seisis, operatsioon Merikotkas lõppes osaliselt edukalt. 3 paketti jõudsid sihtkohta. 2 paketti kadusid. 1 pakett, kõige olulisem, jääb ebaselgeks. Mis oli operatsioon Merikotkas? Kes olid need paketid? Ja kas admiral Pitka oli see kõige olulisem pakett? Saksa arhiivides on veel üks dokument. Dokument on kiri, mille saatis Saksa luureohvitser Tallinnast Berliini novembris 1944. Kirjas seisis, küsimus Pitka kohta jääb lahendamata. Meie kontaktid kinnitavad, et ta ei jõudnud Rootsi. Nõukogude allikad väidavad, et ta on surnud. Aga keha pole. Minu isiklik arvamus, keegi teine võttis ta. Keegi, kellest me ei tea. Keegi, kel oli oma plaan. Kes see keegi võis olla? Kas oli veel kolmas pool, kellest NKVD ega Saksa luure teadnud? Mõned ajaloolased usuvad, et oli olemas salajane grupp, Eesti ohvitserid ja luureohvitserid, kes organiseerisid põgenemisi, aga ka midagi muud. Midagi, millest nad ei rääkinud kellelegi. Nende ülesanne oli päästa kõige olulisemad inimesed. Mitte ainult päästa neid Rootsi, vaid päästa neid nii, et keegi ei teaks. Nii, et nad võiksid hiljem naasta. Nii, et nad võiksid organiseerida vastupanu. Kas admiral Pitka oli üks neist inimestest? Kas see salajane grupp võttis ta? Kas nad viisid ta kuhugi, kus ta oli ohutu? Kas ta elas seal, varjus, oodates õiget hetke? See oleks selgitanud, miks keha ei leitud. See oleks selgitanud, miks NKVD jätkas otsimist aastaid. See oleks selgitanud, miks nii paljud inimesed uskusid, et ta on elus. Aga kui see on tõsi, siis miks admiral ei võtnud kunagi ühendust? Miks ta ei saatnud sõnumit oma perele? Miks ta lasi neil kannatada, mitte teades, kas ta on elus või surnud? Vastus võib olla lihtne, sest iga kontakt oleks teda ohustanud. Iga sõnum oleks võinud jõuda NKVD kätte. Iga märk elust oleks võinud viia nende juurde, kes teda varjasid. Ja admiral Pitka ei oleks kunagi ohustanud teisi enda pärast.
Helmi Tamm elas 93-aastaseks. Enne surma 1999. aastal andis ta viimase intervjuu. Ma nägin teda unes eelmisel nädalal. Ta seisis mere ääres, vaatas horisondile. Ta oli noor jälle, tugev, sirge. Ta naeratas. Ja siis ta ütles mulle, Helmi, ära muretse. Ma olen kodus. Ma ärkasin ja nutsin. Sest ma teadsin, et ta on surnud. Aga ma teadsin ka, et ta on vaba. Kas see oli lihtsalt uni? Või midagi enamat? Rudolf Kask suri 1995. aastal. Enne surma rääkis ta oma pojale midagi, mida ta ei olnud kunagi varem rääkinud. Ta ütles mulle, et admiral Pitka andis talle midagi. Päev enne kadumist. Väikese pakki. Ta ütles, et kui teda ei ole kuu aja pärast, siis ava see pakk. Aga kui Inkot tuleb küsima, siis põleta see. Isa põletas selle. Ta ei öelnud mulle kunagi, mis seal oli. Aga ma nägin tema silmades, et see oli midagi olulist. Midagi, mis võis muuta kõike. Mis oli selles pakis? Kas seal olid dokumendid? Kaardid? Nimed? Või midagi hoopis muud? Kapten Aleksander Mitt elas kõige kauem. Ta suri 1999. aastal, 97-aastaselt. Tema viimased sõnad olid, ma lubasin talle, et ma ei räägi. Aga nüüd, kui ma lähen, pean ma ütlema, ta jõudis paati. Ma nägin seda. Ma olin seal. Aga siis juhtus midagi. Midagi, mida ma ei saa selgitada. Paat lahkus. Aga ma ei tea, kas ta oli seal. Ma lihtsalt ei tea. Mida kapten Mitt nägi? Miks ta ei rääkinud sellest varem? Ja mida ta mõtles, kui ütles midagi, mida ma ei saa selgitada? Need 3 inimest, Helmi, Rudolf ja Aleksander, viisid oma saladused hauda. Aga nende sõnad jäid. Ja need sõnad räägivad ühte ja sama, midagi juhtus 24. septembril 1944. Midagi, mida keegi ei taha meile rääkida. Midagi, mis on nii suur, et see on parem maha vaikida. Aga miks? Miks on see saladus nii oluline? Miks ei või me teada tõde? Kas tõde on nii kohutav? Või on tõde midagi muud, midagi, mis muudaks meie arusaama ajaloost? Midagi, mis näitaks, et see, mida me arvame teadvat, on vale. 1999. aastal tegi Eesti valitsus otsuse, admiral Johan Pitka kuulutati ametlikult surnuks. Surmakuupäevaks määrati 25. september 1944. Põhjuseks märgiti, tõenäoliselt hukkunud põgenemise katsel. Mitte sooritas enesetapu. Mitte tapeti Inkot poolt. Vaid tõenäoliselt hukkunud. Isegi ametlik versioon ei ole kindel. Aga inimesed, kes uurisid seda juhtumit, ei ole rahul. Nad ütlevad, et on liiga palju vastuolusid. Liiga palju küsimusi. Liiga palju tõendeid, mis ei klapi. Ja kõige olulisem, liiga palju inimesi, kes vaikisid. Miks nad vaikisid? Mida nad kartsid? Või keda nad kaitsesid? Üks teooria ütleb, et admiral Pitka tapeti Inkot poolt. Et nad leidsid ta rannast, võtsid ta kinni, küsitlesid ja tapsid. Et nad mattis keha kuhugi, kus seda ei leita kunagi. See oleks lihtne. See oleks loogiline. Aga see ei selgita, miks Inkot jätkas otsimist aastaid. Kui nad olid ta tapnud, siis nad teadsid, et ta on surnud. Miks nad siis otsisid? Teine teooria ütleb, et admiral põgenes. Et ta jõudis paati, sõitis Rootsi, elas seal varjus. Et Erik Anderson oli tõesti tema. Et ta valis vaikimise, sest ta ei tahtnud ohustada neid, kes jäid Eestisse. See oleks ilus. See oleks lootusrikas. Aga see ei selgita, miks ta ei võtnud kunagi ühendust. Mitte ühtegi sõnumit. Mitte ühtegi märki. 50 aastat täielikku vaikust. Kolmas teooria on kõige kummaline. See ütleb, et admiral Pitka ei põgenenud ega tapetud. Et ta jäi Eestisse. Et ta varjus siin, elas siin, suri siin. Et ta oli osa salajasest vastupanuliikumisest, mis tegutses varjus aastakümneid. Et ta oli see vaikne jõud, mis hoidis lootust elus. See oleks kangelaslik. See oleks uskumatu. Aga kas see on võimalik?
Mõelge sellele, kui te oleksite 72-aastane mees, keda otsib NKVD, keda tunnevad tuhanded inimesed, kelle nägu on kõigile teada, kuidas te varjuksite? Kuidas te elaksite? Kuidas te liiguksite, sööte, magaksite, ilma et keegi teid ära tunneks? See oleks peaaegu võimatu. Peaaegu. Aga mitte täiesti. Eestis on kohti, kus inimesed varjusid aastakümneid. Metsavennad, kes elasid metsades, liikusid öösel, said abi kohalikelt. Mõned neist püsisid varjus 10, 15, isegi 20 aastat. Kui nemad suutsid, siis miks mitte admiral Pitka? Eriti kui tal oli abi. Abi inimestelt, kes uskusid temasse. Kes olid valmis riskima oma eluga, et hoida teda elus. Aga kui see on tõsi, siis kus ta varjus? Kes teda aitas? Ja kus ta suri? Need küsimused jäävad. Sest keegi, kes teadis vastuseid, ei rääkinud. Või kui rääkis, siis me ei kuulanud. Või me ei uskunud. Kas te teate, mis on kõige kohutavam selle loo juures? Mitte see, et me ei tea, mis juhtus. Vaid see, et keegi teab. Keegi kusagil teab tõde. Võib-olla see keegi on juba surnud. Võib-olla ta viis saladuse hauda. Aga võib-olla mitte. Võib-olla on veel keegi elus, kes teab. Keegi, kes ootab õiget hetke. Või keegi, kes ei räägi kunagi. Arhiivid räägivad oma keelt. Keelt, mis koosneb tühjadest kohtadest, tsenseeritud ridadest, kadunud dokumentidest. Kui te vaatate NKVD arhiive admiral Pitka kohta, siis te ei näe ainult seda, mis seal on, te näete ka seda, mida seal ei ole. Ja see, mida seal ei ole, räägib rohkem kui see, mis seal on. Toimik number 32, admiral Pitka toimik, peaks sisaldama umbes 300 lehekülge. Aga seal on ainult 187. Kus on ülejäänud? Kes need eemaldas? Ja miks? Esimene kadunud dokument on raport dateeritud 26. septembril 1944, päev pärast admiral Pitka kepi leidmist. Arhiiviregistris on märge, raport number 23. Operatsioon Merikotkas. Konfidentsiaalne. Aga dokumenti ennast ei ole. Selle asemel on tühi leht ja tempel, eemaldatud käsul number 721, 6. oktoober 1944. Kes andis selle käsu? Ja miks täpselt 10 päeva pärast admiral Pitka kadumist? Teine kadunud dokument on veel huvitavam. See on küsitlusprotokoll. Arhiiviregistris seisab küsitlus. Tunnistajak.m. 27. september. 5 lehekülge. Aga protokolli ei ole. Ainult märge, hävitatud. Mitte et eemaldatud. Vaid hävitatud. Kes oli tunnistajak.m. Mida ta rääkis? Ja miks see pidi hävitama? Kolmas kadunud dokument on kõige salapärasem. See on foto. Arhiiviregistris on kirjeldus, foto number 24. Asukoht, Pärnu rannik. Kuupäev, 25. september. Sisu, 3 isikut. Aga fotot ei ole. Selle asemel on märge, kadunud 1953. aastal. Kuidas saab foto kaduda arhiivist? Kes selle võttis? Ja mida see foto näitas? Endine arhivaar, kes töötas NKVD arhiivis 1950. lõpus, rääkis 1991. aastal midagi huvitavat. Meil oli korraldus, kõik dokumendid, mis puudutavad teatud nimesid, pidi kontrollima eraldi osakond. Need dokumendid ei tohtinud jääda avalikku arhiivi. Admiral Pitka oli üks neist nimedest. Aga oli veel midagi. Oli nimekiri, väga lühike nimekiri inimestest, kelle kohta ei tohtinud mitte midagi hävitada ilma Moskva loata. Admiral Pitka oli ka sellel nimekirjal. Miks? Miks oli üks kadunud admiral nii oluline, et tema dokumentide hävitamine vajas Moskva luba? Aga NKVD arhiivid ei ole ainsad, kus on tühikuid. Ka Saksa arhiivid on täis kadunud dokumente. Operatsioon Merikotkas, see salapärane operatsioon, mida mainiti NKVD raportis, peaks olema dokumenteeritud Saksa luurearhiivides. Aga seal on ainult fragmendid. Mõned kirjad. Mõned raportid. Aga mitte peamine toimik. Mitte operatsiooniplaan. Mitte nimekiri inimestest, keda pidi päästma.
Saksa ajaloolane doktor Heinrich Müller, kes uuris Saksa luureoperatsioone Balti riikides, ütles 1996. aastal, operatsioon Merikotkas oli üks kõige salajasemaid operatsioone. Isegi Saksa luure sees teadsid sellest ainult mõned inimesed. Operatsiooni eesmärk oli päästa kõrge profiiliga isikuid, kes võisid olla kasulikud pärast sõda. Aga midagi läks valesti. Midagi, mida nad ei osanud ette näha. Ja pärast seda hävitati kõik dokumendid. Mis läks valesti? Kas admiral Pitka oli üks neist kõrge profiiliga isikutest? Ja kui jah, siis miks ta ei jõudnud Rootsi? Rootsi arhiivid pakuvad veel ühe mõistatuse. Rootsi politsei pidas arvestust kõigi põgenike üle, kes jõudsid Rootsi 1944. aastal. Nimekiri on pikk, üle 30 000 nime. Aga seal on ka tühikuid. Kohad, kus numbrid ei klappi. Näiteks, septembris registreeriti 523 põgenikku. Aga numbrid lähevad 1 kuni 525. 2 numbrit puuduvad. Kes olid need 2 inimest? Miks nende nimed eemaldati? Ja kas üks neist oli admiral Pitka? Rootsi ajaloolane doktor Anna Bergström uuris seda anomaaliat 1999. aastal. Ma leidsin märkmed, mis viitavad sellele, et mõned põgenikud registreeriti eraldi. Neid ei lisatud avalikku nimekirja. Põhjus oli see, et nad olid liiga tuntud või liiga ohtlikud. Kui Nõukogude Liit oleks teada saanud, et nad on Rootsis, oleks see võinud tekitada diplomaatilise kriisi. Seega nende nimed hoiti saladuses. Kas admiral Pitka oli üks neist salajastest põgenikest? Kas ta elas Rootsis, aga tema nimi hoiti saladuses? Aga siis on veel üks arhiiv. Arhiiv, millest vähe räägitakse. Eesti vastupanuliikumise arhiiv. See arhiiv ei ole ühes kohas. See on killustatud, peidetud, hajutatud. Mõned dokumendid on perede käes. Teised on peidetud metsades, seintes, põrandaalustes. Kolmandad on kadunud igaveseks. Aga need dokumendid, mis on säilinud, räägivad lugu, mida ametlikud arhiivid ei räägi. Üks selline dokument on päevik. Päevik, mis kuulus metsavennale nimega Juhan Saar. Juhan Saar elas metsas 1944. kuni 1951, kui ta tapati ja hukati. Tema päevik leiti 1993. aastal peidetuna vana talu seinas. Päevikus on kanne dateeritud oktoobriga 1944. Täna kohtusime Vana merega. Ta ei öelnud oma nime. Ta ei rääkinud, kust ta tuli. Aga ma teadsin, kes ta on, kõik teadsid. Ta ütles meile, võitlus ei ole läbi. See alles algab. Ta andis meile juhiseid. Ta andis meile lootust. Ja siis ta kadus jälle metsa. Kes oli see vana mees? Kas see võis olla admiral Pitka? Teine dokument on kiri. Kiri, mis saadeti Rootsi 1947. aastal. Kiri on allkirjastatud ainult initsiaalidega J.B. Kirjas seisab, ma olen elus. Ma ei saa rääkida, kus ma olen. Ma ei saa rääkida, mida ma teen. Aga ma tahan, et te teaksite, võitlus jätkub. Eesti ei ole surnud. Ja ma ei ole surnud. Kiri jõudis Rootsi Eesti kogukonna juurde. Aga keegi ei uskunud seda. Nad arvasid, et see on võltsimine. Või provokatsiooni. Või lihtsalt hullu inimese kiri. Aga mida, kui see oli tõsi? Kolmas dokument on foto. Foto, mis tehti 1953. aastal kusagil Lõuna-Eestis. Fotol on grupp mehi, umbes 10, seisavad metsa ääres. Üks neist on vana mees, pikk, sirge selg, valge habe. Ta vaatab otse kaamerasse. Tema silmad on tugevad, kindlad. Foto avastati 1995. aastal peidetuna vana maja pööningul. Keegi ei tea, kes need mehed on, keegi ei tea, kus see foto tehti. Aga mõned inimesed, kes nägid seda fotot, ütlesid, see vana mees, ta meenutab kedagi. Kedagi, keda me kõik teame. Kas see võis olla admiral Pitka? Need dokumendid ei tõesta midagi. Need on ainult vihjed. Ainult võimalused. Aga need näitavad, et lugu ei ole nii lihtne, kui ametlik versioon väidab. Need näitavad, et oli inimesi, kes uskusid, et admiral Pitka on elus. Inimesi, kes nägid teda.
Inimesi, kes said temalt sõnumeid. Kas nad kõik eksisid? Kas nad kõik nägid vaid seda, mida nad tahtsid näha? Või oli seal midagi rohkemat? Aga miks? Miks peaks admiral Pitka varjuma aastakümneid? Miks mitte lihtsalt põgeneda Rootsi ja elada seal vabalt? Vastus võib olla selles, mida ta uskus. Johan Pitka uskus Eestisse. Ta uskus, et Eesti saab jälle vabaks. Ta uskus, et see võtab aega, võib-olla 10 aastat, võib-olla 20, võib-olla rohkem, aga see juhtub. Ja kui see juhtub, siis Eesti vajab juhte. Vajab inimesi, kes teavad, kuidas organiseerida. Kuidas võidelda? Kuidas ehitada riiki? Kui admiral Pitka oleks läinud Rootsi, siis ta oleks olnud lihtsalt üks põgenik paljude seas. Ta oleks võinud kirjutada mälestusi. Ta oleks võinud anda intervjuusid. Aga ta ei oleks saanud teha midagi reaalset. Midagi, mis muudaks olukorda Eestis. Aga kui ta jäi Eestisse, kui ta varjus, kui ta organiseeris vastupanu, siis ta võis teha vahet. Väikese vahe. Aga vahe. Kas see on reaalne? Kas 72-aastane mees võis tõesti elada varjus, organiseerida vastupanu, olla see vaikne jõud, mis hoidis lootust elus? See tundub uskumatu. Aga ajalugu on täis uskumatuid lugusid. Lugusid inimestest, kes tegid võimatut. Kes elasid, kui kõik arvasid, et nad on surnud. Kes võitlesid, kui kõik arvasid, et võitlus on läbi. Mõelge sellele, kui admiral Pitka tõesti varjus Eestis, siis ta ei olnud üksi. Ta vajas abi. Ta vajas inimesi, kes teda varjasid, toidavad, kaitsesid. Ta vajas võrgustikku. Ja see võrgustik pidi olema nii tihe, nii usaldusväärne, et keegi ei rääkinud. Mitte kunagi. Isegi pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Isegi siis, kui rääkimine ei oleks enam ohtlik. Kas selline võrgustik oli võimalik? Jah. Metsavennad elasid tänu sellistele võrgustikele. Kohalikud inimesed, talunikud, metsavaht, õpetajad aitasid neid. Tõid toitu. Hoiatasid, kui nkõt tuli. Varjasid neid oma majades, oma lautades, oma keldrites. Ja nad ei rääkinud. Isegi siis, kui neid küsitleti. Isegi siis, kui neid ähvardati. Nad valisid vaikimise. Aga admiral Pitka ei olnud lihtsalt üks metsavend. Ta oli legend. Ta oli sümbol. Kui inimesed teaksid, et ta on elus, et ta on siin, et ta võitleb, see oleks andnud neile lootust. Aga see oleks ka ohustanud teda. Sest mida rohkem inimesi teab saladust, seda suurem on oht, et see saladus lekib. Seega, kui admiral Pitka tõesti varjus, siis ainult väga vähesed teadsid sellest. Võib-olla 5 inimest. Võib-olla 10. Mitte rohkem. Ja need inimesed viisid saladuse hauda. Sest nad olid andnud lubaduse. Lubaduse, mida nad ei murdnud. Isegi siis, kui admiral Pitka suri. Isegi siis, kui Eesti sai vabaks. Sest lubadus on lubadus. Ja mõned lubadused on pühamad kui elu ise. Aga kui admiral Pitka varjus Eestis, siis kus ta suri? Ja kus ta on maetud? Kas kusagil Eesti metsades on nimetu haud? Haud, mille juures keegi ei käi. Haud, millel ei ole risti ega kivi. Lihtsalt haud, mille asukoha teavad ainult need, kes ta sinna matsid. Mõned inimesed on püüdnud seda hauda leida. Nad on käinud metsades, küsinud vanu inimesi, otsinud vihjeid. Aga keegi ei ole leidnud midagi. Või kui keegi on leidnud, siis ta ei ole rääkinud. Sest võib-olla see haud on mõeldud jääma saladuseks. Võib-olla admiral Pitka tahtis seda nii. Võib-olla ta tahtis, et tema viimne puhkepaik oleks teada ainult neile, kes teda tõesti armastasid. Aga on veel üks võimalus. Võimalus, mis on kõige valusamad. Võimalus, et admiral Pitka ei surnud oma surma. Et ta tabati. Et inkõd leidis ta lõpuks. Et nad viisid ta minema, küsitlesid, piinasid, tapsid. Ja siis mattis ta kuhugi, kus keegi ei leia kunagi. Massihauda. Nimetu hauda. Hauda, kus on 100 000 teisi. Kui see on tõsi, siis admiral Pitka luu võivad olla kusagil, segatud teiste luudega. Ilma nimeta. Ilma mälestuseta. Lihtsalt üks luustik paljude seas. See oleks kohutav. See oleks ebaõiglane. Aga see oleks ka reaalne.
Sest see on see, mis juhtus tuhandetele teistele. Inimestele, kes võitlesid. Inimestele, kes ei andnud alla. Inimestele, kes kadusid. NKVD massihauad on üks Eesti ajaloo kõige tumedamaid peatükke. Tuhandeid inimesi hukati ja maeti nimetutesse haudadesse. Mõned neist haudadest on leitud. Teised on endiselt teadmata. Ja igas sellises hauas võib olla keegi, keda keegi otsib. Keegi, kelle pere tahab teada, mis temast sai. Kas admiral Pitka on ühes neist haudadest? Keegi ei tea. DNA analüüs võiks anda vastuse. Aga selleks peaks teadma, kus otsida. Ja selleks peaks olema keegi, kelle DNA-d võrrelda. Admiral Pitka järeltulijad on proovinud. Nad on andnud DNA proove. Nad on palunud, et iga leitud luustik kontrollitaks. Aga siiani ei ole ühtegi vastet. Kas see tähendab, et admiral Pitka ei ole massihaudades? Või tähendab see lihtsalt seda, et õiget hauda ei ole veel leitud? Või et tema luud on nii kahjustatud, et DNA analüüs ei ole võimalik? Need küsimused jäävad. Ja iga küsimus toob kaasa veel küsimusi. Aga vahel ma mõtlen, kas me tõesti tahame teada? Kas me tahame leida admiral Pitka keha? Kas me tahame teada täpset tõde, et ta tapeti, et ta suri piinas, et ta maeti nagu loom? Või on parem elada müsteeriumiga? Elada lootusega, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, ta põgenes. Et ta elas pikka elu. Et ta nägi Eesti taas vabana, isegi kui ta ei saanud seda avalikult tähistada. Müsteerium annab meile lootust. Müsteerium annab meile võimaluse uskuda parimasse. Aga müsteerium annab meile ka piina. Piina mitte teadmisest. Piina küsimustest, millele ei ole vastuseid. Piina saladusest, mis ei kao. Kas admiral Johan Pitka põgenes Rootsi ja elas seal varjus? Kas ta jäi Eestisse ja võitles varjus? Kas ta tapeti NKVD poolt? Või sooritas ta tõesti enesetapu, nagu ametlik versioon väidab? Me ei tea. Ja võib-olla me ei tea kunagi. Aga üks asi on kindel, tema lugu ei ole lõppenud. Tema lugu elab edasi. Igas küsimuses. Igas oletuses. Igas uurimises. Sest admiral Johan Pitka ei ole lihtsalt üks kadunud mees. Ta on sümbol. Sümbol võitlusest. Sümbol lootusest. Sümbol sellest, et isegi siis, kui kõik tundub kaotatud, ei tohi alla anda. Ja sümbolid ei sure. Sümbolid elavad igavesti.